Tere! Eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Evgeni arutame kõige huvitavamaid poliitilisi asju, mis on Eestis toimunud. Tere, Evgeni! Tere, Maria! Ja täna mina tahtsin rääkida sellest, et hiljuti oleme tähistanud Eesti Vabariigi aastapäeva ja kaks tähtsat inimest Eestis, nimelt Eesti president ja Eesti peaminister on pidanud oma kõnesid. Ja mul tekkis selline soov võrrelda neid kõnesid ja tahtsin sinu käest küsida, kumb nendest läks sulle korda paremini? No, kuidas ma siin Reformierakonna kontoris võin öelda, et Michali kõnes... Aga me oleme ju demokraatlik erakond, et võime öelda seda, mida me mõtleme päris ausalt. Jaa, presidendi kõnes oli kindlasti ikka positiivseid momente. See oli natuke Kass Leopoldi kõne, et rебята, давайте жить дружно, ja siis, et arvamuste paljusus peaks Eestis säilima ja siis sõnavabadus ja nii edasi, et väärtustest ta võib-olla rääkis muudest väärtustes turbulentselt maailmal, et rääkis võib-olla natuke vähem, et sellele oli päev varem siis pühendatud hoopis Michali kõne ja see kõne kindlasti nagu kõnetas mind palju rohkem sellepärast, et kõik need väärtuskonfliktid, millele peaminister vihjas, on ka mulle väga olulised ja tähtsad ja eriti silmas pidades järgmisel aastal toimuvad Riigikogu valimisi, sest ta väga selgelt rääkis, eks ole, teistest erakondades pidades silmas sisuliselt ainult ühte erakonda, aga jah, muidugi, et kõik need tema poolt lausa tsiteeritud sinna kõnesse pandud näited näiteks Postimehe ühest arvamusliidrist, kes kirjutas, et on vaja teha selline ideoloogiline puhastust võõrideoloogiatest, milleks ta kvalifitseerus multikulti, mida iganes... Martin Ehalast. Martin Ehala muidugi. Siis LGBTQI ja nii edasi, et tal oli seal nagu pikk nimekiri selles, mis talle ei meeldi. Aga ja automaatselt Michal viitas sellele, see tähendas seda, et naiste roll oleks ümber kujundatud, sellepärast, et naiste rolliks jääks seda, et nad peavad lapsi sünnitama, sellepärast kes siis veel, ja nad näiteks mulle siis päriselt noore naisena, kes mõtleb ka oma karjäärile, et sellised piirangud küll ei meeldiks, vaatamata sellele, et ma olen sünnitanud 2 last juba, et oma eesmärki naisena täitnud, aga mulle ka tundus, et see on päris ohtlik selliseid suunised ja etteheideid. Mina mõtlen, et kui hea, et ma sündisin poisina, et mulle keegi nagu selliseid nagu ootusi minu peale ei pane, sellepärast, et sina naisena oled kõik, eks ole, neid ülesandeid täitnud. Mul on 2 last, et mul on kohustatud midagi tegema. Ja täpselt, et võib-olla ma olen sinust isegi natuke vanemaks ole, aga mul on 0 lapsi ja siis aga mitte keegi, eks ole, ükski Isamaa poliitik ei tule minu juurde ja ütle, et mina olen mingi kahjulik element või midagi. Aga mul on jällegi privileeg poiss olla, et seetõttu. No tead, et täiesti ootamata me oleme jõudnud siin arusaamani, et naistel on keerulisem teha karjääri nii poliitikas kui ka teistest valdkondades, sellepärast neil on kahjuks rohkem kohustusi võrreldes meestega, aga see selleks. Mina tahtsin ka öelda seda, et presidendi kõne oli ladus, korrektne, sisuline, aga see üldse ei inspireerinud, vähemalt mind, sellepärast tead, kui president peab oma kõne, sul on niisugused ootused, et sa ootad, et ta ütleb midagi sellist, mis kuidagi vaimustab sind, aga seekord seda ei juhtunud ja minu jaoks jäi natukene arusaamatuks, miks ta süüdistab
valitsust ja isegi tööandjaid selles, milles nad eriti süüdi ei ole. No siin ma räägin näiteks sellest demograafilisest seisust, meil sünnib vähe lapsi, seda me kõik teadvustame ja näeme, aga minu arust ei ole üksnes valitsus, majanduslik seis ja tööandjad on selles süüdi. Nagu sina rääkisid endast, et keegi ei nõu sult midagi. Ma arvan, et praegustel noortel on täiesti teised väärtused, soovid, unistused ja nad ei unista sellest, et kohe-kohe abielluda ja siis anda elu mitmele lapsele. See on küll hea, kui mõned neist mõtlevad nii ja teevadki seda, aga nii palju, kui ma näen noori, nad tahavad ennast teostada, nad tahavad reisida, nad tahavad õppida, nad tahavad osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides, sellepärast neil on tõepoolest väga palju tegemisi ja sinna kuidagi selle pere loomine kahjuks ei kuulu. Ma ei tea, ma arvan, et noored väärtustavad tänapäeval seda valikuvabadust, mis neil on, et ja siis seda ei tohi mitte kellegilt võtta pelgalt see tõttu, et meil on mingisugused demograafilised eesmärgid või meil on mingisugused muud nagu suured eesmärgid riikidel, sellepärast et üksikisikutel on ikkagi vabadus ise otsustada, millal, kas nad soovivad lapsi saada ja nii loomulikult, et iga üks, kes soovib, kes mõtleb pere loomisele ja siis riigi kohustus on aidata, see on ka põhiseadusest tulenev, et perekond on kaitse all. Ja tead, emana ma väidan, naisena ma väidan, et praegu riigi poolt on loodud kõik tingimused selleks, et soodustada sellist protsessi. Ja loomulikult, ja perekond peab olema õnnelik ja õnnelik perekond sünnib siis armastusest, sünnib sellest, et mõlemad partnerid, kes soovivad peret luua, on siis selleks küps ja nii füüsiliselt kui ka moraalselt, et ainult füüsilisest küpsusest ei piisa muidugi selleks, et see oleks õnnelik perekond, et sellised sunniviisilised abielud, et jäägu nad keskaega. Absoluutselt. Ja tänapäeval, ma saan aru, eks ole, kõikidest nendest demograafilistest väljakutsetest, mis meil on, aga kindlasti võti on kusagil mujal, et võti on selles, et tuleb ikkagi rohkem väärtustada seda vabadust ja rohkem soodustada siis erinevate valikuvõimaluste kasutamist, et inimestel siis oleks siis sel hetkel, mil nad soovivad peret luua, siis oleksid kõik võimalused sõltumata sellest, et milline on nende sissetulek juba praegu, et oleks nagu selline võrdsus juba midagi, et lastele oleks see võrdsus tagatud, haridus on siin väga oluline. Aga tead sellest sissetulekust ja haridusest üks asi, mis mind tõepoolest kõnetas meie presidendi kõnes, et see mõiste nagu hariduslõhe. Ja ta ütles, ja sellega ma olen täiesti päri, et noore inimese tulevikku, me ei pea leppima sellega, et noore inimese tulevikku ei määra üksnes tema andekus või tahe, vaid kodukoht seal, kus ta sündis ja elab ja tema vanemate rahakott. Sissetulek muidugi. Ja sellepärast minu jaoks on tõepoolest väga suur probleem ja võidavad lõppkokkuvõttes nende pered, kes panustavad nii rahaliselt kui ka ajaliselt oma lapse siis õpingutesse ja aitavad teda igal hetkel, kui näevad, et tõepoolest ta vajab sellist abi. Ja kahjuks on ka need pered, kes ei saa erinevatel põhjustel oma last aidata õppimisel ja kes ei saa sellest aru.
Või ei saa aru ja et võib-olla... Aga laps ei ole süüdi jällegi selles. Laps ei ole selles. süüdi, võib-olla sellistel peredel on selline natukene siuke naiivne ja vale arusaam, et kool peab hakkama saama see lapse kasvatamise ja õppimisega, osaliselt see vastab tõele. Aga minu arust ikkagi kogu kohustus ja vastutus ikkagi lasub lapse vanematele, kes peab vastutama, et kuidas nende lapsel läheb koolis. No ma põhimõtteliselt olen sinuga nõus, ma võib-olla oponeerin ainult selles aspektis, et ma arvan, et kooli ja riigi vastutus siin on ikkagi suur ja peab olema veel suurem. Seetõttu mulle väga meeldib näiteks, et haridusministeerium praegu ma aina rohkem reglementeerima seda, et mille eest tohib, mille eest ei tohi näiteks küsida raha lapse vanematelt, et see on õige, see on jumala õige. Mina saan väga hästi aru, et siis lapsed, kes käivad kusagil vanalinna koolis ja elavad seal 300 meetri kaugusel Kalamajas, et nad on ühes olukorras ja siis lapsed, kes on kusagil abi- ja paluajas ja selleks, et minna, ma ei tea, Kadrioru kunstimuuseumisse või siis Eesti Rahva Muuseumis Tartus kuhugi mujale, eks ole, et siis selleks peab palju rohkem raha välja käima ja siis kus sa seda võtad ja võib-olla et nende perede sissetulekud ka ei ole võrreldavad, et need perekonnad, kellel on 4-toaline korter Kalamajas ja uues majas ja siis need, kes elavad väikeses maakohas, et nad on kindlasti erinevate sissetulekutega ja selle peale, et selleks, et siin rääkida võrdsetest haridusvõimalustest, siin on kindlasti riigi vastutus palju suurem ja lõppkokkuvõttes, eks ole, et see on meie kogu ühiskonna huvides, et iga lapse potentsiaal oleks ka pärast kasutatud, eks ole, ühiskonna hüvanguks, aga siis selle potentsiaali on vaja arendada. No ma arvan, et kõik normaalsed ja arukad inimesed on ühel meelel, et haridus lõppkokkuvõttes määrab inimese tuleviku ja meie ühiskonna arengut, sellepärast kõik me peame lihtsalt sinna panustama. Aga ja kusjuures, et võib-olla tahaksin lisadagi, et see on kõige lihtsam ja kõige odavam investeering, et kui pärast midagi muuta, eks ole, et kui võib-olla see periood elus, et kui see baasharidus näiteks või siis esimene kõrgharidus on inimesele omandatud, kui see periood on kuidagi mööda lastud, siis pärast jälle emana ma ütlen, et on võimalik panustada midagi siis oma lapse ajudesse, kuni 10 aastani. Sellepärast sa saad panustada päriselt vägisi, kui laps veel kuuleb sind. Aga kui sa ei jõua selleks ajaks midagi siis panustada, siis hiljem on väga-väga keeruline midagi siis paremaks teha. Nii, aga tulles tagasi ikkagi peaministri kõne juurde, et ma olen sinuga nõus selles osas, et see keskendus väärtustele. Ja see äärmiselt meeldis mulle, sellepärast Michal kaardistas meie ühiskonna peamisi valupunkte. Ja üks asi ta ütles, et mis asi on poliitiline kommunikatsioon, et see põhineb esiteks lubadustele ja ähvardustele. Ja kui siis mängu astuvad populistid, siis nemad kasutavad ainult ähvardusi. Ja näiteks mulle meenus see Mart Helme kõne Riigikogus, sina oled postitanud seda, et kus tema täie kindlusega väitis, et mitte ühtegi medali olümpiamängudel me ei saa. Ja mina teadvustasin, et tegelikult sama mustriga tegelevad kõik populistlikud erakonnad, mis meil Eestis tegutsevad. Nad on sellised äärmiselt pessimistlikud ja mul vahel tekib selline
tunne, et nad soovivad Eestile ainult halba, sellepärast kui halvem, seda on nendele parem. Aga ma arvan, et selle mõtteviisiga, selle mitte siis revanšistliku, vaid vastupidi, kui inimene on siis leppinud oma kaotusega, kuidas me seda nimetame, neid inimesi? Ma ei tea praegu, mida sa selle mõtled. Ühesõnaga, kui me promome sellest mõtted, et kõik on halvasti ja siis ütleme, siis kasvatame inimestes sellist pessimismi ja ebausku, et kõik on halb ja läheb ainult halvemaks. Et ma arvan, see tõepoolest väga pärsib meie ühiskonna arengut. See lihtsalt pärsib julgust, see pärsib ettevõtlikkust ja see on nagu välja õpitud abitus, et inimene võib arvata, no milleks üldse pingutada, et kui kõik on nii halvasti. No siin jällegi aitab haridus, sellepärast, et haritud elanikkond saab aru, et see ei ole normaalne, eks ole, selline mõtteviis ja sellised väärtused, selline lähenemine üldse, et see ei vii meid edasi. Sellepärast, et ma kõikide vähemalt parlamendis esindatud erakondade nagu ettepanekud väärivad vähemalt ära kuulamist, et mina tahaksin küll nagu teada, mis on näiteks Mart Helme siis retsept, kuidas nendes probleemides lahti saada, et mida ta kaardistab, et okei, et ma loomulikult ei ole nõus. Tundub, et sellist retsepti ei ole, et nad on justkui leppinud, et vana maailmakord on lagunenud ja praegu just kõik peavad leppima sellega, et kõik jõujooned on no nemad esitavad ikkagi nagu seda retsepti ja Venemaa, Hiina ja siis USA vahel. Et sellele ka Mihal oma kõnes viitas minu meelest, ma võib-olla, eks ole, see pidupäevale ei olnud nagu väga kohane, et see kriitika oligi tema vastu, et miks sa räägid sellest just vahetult enne vabariigi aastapäeva, millal siis veel, see on ka minu küsimus, sest ma siin postitanud 2 tegelikult Mart Helme kõnelõiku siin viimasel ajal Facebookis, et nemad olid kõik nagu mõlemad väga populaarsed seal, et üks, kus ta räägib, et Ukrainaga on lõpetatud ja siis on uus maailmakord, et see Martin Ehala siis oma selles kurikuulsas arvamusartiklis ka ütleb, et me peame koos USA-ga, eks ole, siin tegema väikese ideoloogilise puhastuse ja mida see tähendab, et Mihal ütleb, mida see tähendab, et see tähendab maailma siis riikide jaotamist mõjusfääritesse ja ta ütleb, et kui ohtlik on see tegelikult ma eestlase vaatevinklist, kes enam-vähem midagi teab ajaloost, jällegi hariduse küsimus ja siis, et mulle väga meeldis, et ta tsiteeris siin ühte noorte nagu võitlust või midagi sellist, kus keegi kirjutas, keegi noor inimene kirjutas, et kui tal oleks võimalus midagi nagu riigile, oma riigile kinkida, siis ta kingiks hüpoteetiliselt need 50 kaotatud aastad, mille Eesti oli Nõukogude okupatsiooni all ja siis vähemalt seda never again me saame oma riigile kinkida. Ja ma arvan, et just sellised sõnad, sellised põhimõtted võivad meid inspireerida edasi minna ja võidelda oma vabaduse ja väärtuste eest. Ja see oli vist peamine põhjus, miks just peaministri kõne läks mulle paremini korda ja tõepoolest mind inspireerinud. Ma arvan, et mind samamoodi, sest nagu ma siis kolleegid Isamaast ütlesid, et see on Eesti Reformierakonna nagu valimiskampaania avakõne. Minu arvates sobib väga hästi ja tegelikult ma arvan, et mina hea meelega lähen valimistele just neid samu põhimõtteid kaitses, mida siis Kristjan oma absoluutselt, sellepärast kui sinu poliitiline DNK ühtub nende sõnadega ja põhimõtetega, mida siis on välja öeldud, siis sul on julgus ja tõepoolest motivatsiooni edasi minna. No seda me saame küll kinnitada, et ta rääkis nagu kogu erakonna nimel. Just, nii, aga mul on veel üks teema tegelikult, ma ei saa öelda, kas on suur või väike, aga seotud
teenistusega ja praegu siis oli esimene seaduseelnõu esimene lugemine, mis näeb ette, et kutsealustele oleks kohustuslik B1 tasemel eesti keele oskuse nõue. Ja mulle tundub, et see on igati loogiline, sellepärast praegust armeed ei ole võimalik võrrelda sellega, mis oli nõukogude ajal. Kõik väidavad, et küll läksid ja 2 aastaga omandasid keele selgeks. Praegu see tähtaeg on lühem 11 või 9 või kuni 12 kuud ja selge on see, et kogu informatsioon, kogu teave, mida antakse, on täiesti teisel tasemel ja võib-olla lihtsalt eluohtlik, kui noor inimene ei saa informatsiooni kindlaks teha, mis seotud, ma ei tea, laskemoona relvadega või siis lõhkeainetega. Ja tegelikult minu jaoks selline ettepanek on väga pehme, sellepärast kui noor inimene ei oska eesti keelt piisavalt, B1 tasemel, talle antakse terve 1 aasta. 1 aasta, 12 kuud selleks, et ta saaks külastada eesti keele kursusi integratsiooni sihtasutuse kaudu ja sooritada eksami ja siis tulla ajateenistusse. Ja teate, mis mind pani imestama? Meie head kolleegid Keskerakonnast, nemad väitsid, et see ei ole vajalik. Milleks see vajalik on? Varem oli võimalik ilma selleta kuidagi hakkama saada. Ja tead, et ma ausõna ei mõista, miks nad sisuliselt valetavad inimestele. Et asi on nii lihtne, asi ei ole nii lihtne, asi on keeruline. Mina mõistan seda väga hästi, sellepärast, et Keskerakonnale iga siin nagu muu emakeelega inimene, kes õpib ära eesti keelt, on sisuliselt nagu kaotatud üks hääl. Sellepärast, et väga paljud nagu inimesed saavad aru, et neile valetatakse ja siis, et nemad ei tegutse nende huvides. Pakutakse nii häid võimalusi terve aasta jooksul õppikeelt. Ja tee, mida sa tahad. Tööta, tegele oma asjadega. Just, ja ma teiselt poolest, eks ole, kui seda natuke kritiseerides, ma ütlen, et aga vaadakame, et kui palju see meile maksab. Et kõik need võimalused, eks ole, mis pakutakse inimestele selle eest, et nemad eesti keelt ei oska ja siis, et et kui need on mingisugused väliseestlased, kes tulevad Eestisse just selleks, et siin kõigepealt eesti keel nagu normaalsel tasemel ära omandada ja siis pärast minna ajateenistusele, siis see on üks asi, et võib-olla siin investeering on põhjendatud ja siis teisest poolest või teine situatsioon on need inimesed, kes on Eestis käinud koolis ja siis seal ei saanud nagu keele selgeks, et milles on jälle probleem, et see on see, millest me sinuga nagu esimeses pooles rääkisime, et kui tähtis on, eks ole, et see haridus ja õigel ajal, et tegelikult, et see on meie haridussüsteemi nagu suur miinus, et nendes endistes muukeelstes koolides, mis on nüüd kõik paberite järgi eestikeelsed koolid, aga siis seal tegelikult see aineõppe eesti keeles ja siis eesti keele kui siis teise keele õppe ei ole heal tasemel. Kindlasti me ei saa lihtsalt öelda, et see on teie probleem, kuidas teil sellega hakkama saate. Sellepärast, et muidu me saame veel rohkem probleeme sellega, keegi nii ütle. Sellepärast vaata, et mulle tundub, et selline seaduseelnõu, mis puudutab ajateenistujaid, et on võimalik võrrelda sellega, mida on käivitanud Hendrik Agur Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses, pakkudes jälle aasta aega selleks, et eesti
keele selgeks teha noortele inimestele. Ja jälle, mis juhtub, et saada inimest, saada noort erinevatel põhjustel loobusid külastada neid kursusi. Ja mulle tundub, et see on natukene imeline, et sellepärast riik juba käitub nagu ema. No palun, ma annan sulle kõik need võimalused lihtsalt võtta neid vastu. Tegelikult meenutades, kuidas minu eesti keele õppe toimus, ma ei tea, 30 aastat tagasi, mina ei julgenud isegi unistada sellest, et keegi pakuks mulle selliseid tasuta võimalusi. No, mina mäletan ka väga hästi, et mulle nagu prantsuse keelt õpetati küll koolis hästi, aga ma siis eesti keele kui teise keele, see õppekvaliteet oli pehmemalt öeldes väga nõrk ja siis teades, et ma tahan õppida juurat, et ma juba nagu umbes 10. klassis nagu teadvustasin, et mulle sellest väga primitiivsest keeleõppest, mis mulle koolis pakuti, kindlasti ei piisa ja siis ma pidin seda eesti keelt kusagil nagu mujalt oma vaba aja ja siis oma vanemate raha eest jälle kusagil endale hankima. Ja see oli nagu minu vastutus ja siis minu pere vastutus. Ja mitte kõik perekonnad ei teadvustast endale ühtemoodi, jällegi see on ka riigi kohustus siin natuke suunata, sellepärast, et see on kogu avalikkuse nagu huvides seda tehakse, aga ega meid muud valikut ei ole, et lihtsalt peame tegutsema. Et mina ka töötan osaliselt Narvas, ja siis ma tean, millised probleemid seal on, et ma tean, millised lahendusvariantid ja millised nagu töötavaid lahendusvariante on seal võimalik ka kasutada. Ja kui need tehakse, et Henrik Akur ka nagu oma karjääri jooksul teinud nagu väga suuri kannapöördeid ja siis, et kui ta, ma ei tea, veel 7 aastat tagasi rääkis, et jätku neid vene koole rahule ja olgu nad omas mahlas, eks ole, seal edasi, et lihtsalt tolereerime kõike. Aga nüüd ta sai aru, et tuleb karm reaalsus tuli ette, eks ole, et ta pожаловать в Нарву. Nii, aga selline oli tänane arutelu ja siis kohtumiseni järgmisel korral. Aitäh sulle! Aitäh!